siin Holmis omadega sealmaal, et Üprus vilistab mängu olanuks ja sõidame. Kindlalt ei suutnud seda palli eemale klaarida. Aga juba sööt kaitseliini taha ja äkki siit tekib midagi. Ja 4. minutil viib Rasmus Talu Viimsi juhtima. Oi, kui kähku käis see. Ja on kuulda Viimsi fännide hüüdeid ka ja kui kergelt tegelikult see värav tuli. Mindi tiimiga kaasa elama, kui Pedmanson saab söödu karistusalasse. Liigub keskele vasakuga löök, aga Sapilt. Aga Sapp oli oma võimete kõrgusel. Jälle Sapp vahel, Pedmanson! Jälle rünnakule tõste karistusalasse. Pool jäänud kõrgele. Mägi tõste värava ette, Sõlpava. See saab selle kätte. Sööt edasi mööda vasakut äärt, Mägi jõuab selleni, on ruumi ka, Tõniste jõuab ette nüüd. Mägi jõuab karistusalasse ja nõutakse seal käemängu ja penalti Viimsile avapoole lõpuks. Ja no mida see pool korraldab, oi. Üritab seal küll näidata, kuidas ta seda palli blokeeris, aga unustab ikkagi näidata, kus ta käsi samal ajal oli. No näeme veel. No see käsi ikkagi jah. Viimsi suurendab eduseisu. Ei suudab ikkagi Agarma hoida selle vahe ühe värava peal. Ja ikkagi Viimsi. Opa! No siin peab muidugi Mägi võib-olla ettevaatlik olema, et siin endale haiget ei teeks, aga no enam täpsemini ei saa seda palli sinna vasakusse alla nurka suruda ja Viimsi surub ennast 2-0 ette ja no tuleb tõdeda, täiesti teenitud. Siin vaadatud, et vaatame enne selle tegelikult olukorra ära, äkki siit tekib midagi, muidugi tekib ja muidugi lööb ära Karl Mägi. Lööb Viimsi 51. minutil juhtima ja kas nüüd tuleb ka tagurpidi salto? No võib-olla mitte. Aga see rõõm, see siiras rõõm, no näete tema näost, kui palju see värav talle tähendab. Ja Mägi jaoks siis selle mängu teine tabamus. Õige pea näeme kordusest seda veel. Viimsi fännid ka, kes Tartus. Pedmanson palliga ja seal väikene ebakõla oli Tõnistega, aga ikkagi tuleb see tsenderdus ja no, aplaus seda kõike saatis, aga ikkagi ma arvan, et Velko fännid hetkel on nukrad selle seisu pärast, aga milline tõrje Sapilt ja äkki siit veel tekib midagi. Sast kõrgelt pressida. Sossilt. Ebamäärane klaarimine pall Viimsile ja peaaegu, et pall võrgus ka. Kornerit oodata 63. minutil. Tuleb heasse tsooni. Siis järjekordne korner Velkole. Mägi palli taga, taha posti ja 66. minutil lööb Velko ikkagi ühe tagasi, Johannes Pedmanson selle värava autoriks ja sõbrad, meil läheb ikkagi siin Tartus mänguks. No näeme veel, no aega võttis, aga üle minutitesse sisse, et see kaotatud aeg kindlasti tuleb tagasi, kui siin Monucho. Sööt ei läinud kohale Kollist. Ja läbi sööt ja nüüd läheb Teebisol 1-1, siiski lööb selle palli sisse. Hakkasin juba ütlema, et päris 1-1 ei lähe, sest jõuti seal ka kaitsetööd tegema, aga teisel poolajal, teiseks poolajaks vahetuses sisse toodud Teebisol. Suurendas jälle Viimsi eduseisu 3 vära. Aga tundub, et on see mäng läbi. Üprus puhub lõpuvilet
Velko 1, Viimsi 4. No korralik seljavõit Viimsi poolt ja Velko nagu mainitud. Viimsi ründaja Karl Mägi täna ikkagi seljavõit 4-1 Tartu Velko vastu. Millega te täna üle olite? Ikkagi väljakul oli seda üleolekut ka näha? Ma arvan peamiselt selle emotsiooniga, me tulime väga suure tuhhiga siia mängule ja see oli meie jaoks kindlasti väga tähtis mäng ja jah, väga hea tuhh oli meil ja kõik tahtsime väga võita ja õnneks me selle võiduga saime kätte ka. Teil oli ju 2-mänguline võiduta seeria, et kindlasti see teie seda tuhhi arvatavasti ju toitis? Jah, kindlasti, et me tahame igat mängu võita ja kui me ei võida, siis kõigil on emotsioon maas, aga saimegi niisuguse sportliku viha ja tulime siia mängule, et võita ja saime selle tehtud. No sinu poolt 2 väravat ka, räägi võib-olla see penalti esmalt ära, et valisid lihtsalt selle vasaku alumise nurga, enam täpsemini ju lüüa ei saa, väga kena penalti. Jah, ma olen neid penaltid harjutanud ja tuli täpselt nii, nagu tahtsin. Teisel poolel ka tulite riietusruumist välja, jälle see tuhh oli üleval, lõid 3-0 Viimsi ette, kas siis juba tundus ka, et see mäng on enam-vähem ära tehtud? Ei, ma arvan, et pigem see mäng läks närviliseks peale seda 3-0, et siis nad said palju standardeid ja siuke väga võitluslik oli, aga me suutsime ikkagi ära hoida ja isegi kui nad lõid selle ühe, siis ei heidutanud meid. No hetkel liigute sellel kursil, et 3. hooaega järjest mängite Premium-liiga üleminekumänge. No 2 korral on see uks jäänud teile suletuks. Tundub, et sel korral ikkagi lähete päris võimsalt jälle üleminekumängudele. Eks näis, kas tuleb Tammeka, tuleb Kuressaare. Kas te juba natukene mõtlete nende mängude peale ka või ikkagi veel 5 mängu on esiliigas minna? Ma arvan, et alateadlikult ikka natuke mõtlema, aga keskendume need 5 mängu teeme ära ja siis mõtleme nendele rohkem. Keda sa rohkem eelistad, Kuressaaret või Tammekat? Ma arvan, et ei ole vahet meie jaoks, meie läheme mõlemad võitma. Vahet ei ole, kumb tuleb. No nüüd tuleb koondise paus ka ja siis Flora duubel, et võib-olla siuke küsimus, et kas koondise paus tuleb teie jaoks liiga vara, et just nüüd saite selle hoo sisse justkui? Ma arvan, meestel on ka vaja siin natuke puhata, aga kindlasti selles mõttes see tuleb kasuks. Aga jah, võib-olla sihukese mänguga siis tahaks veel mängida ja samamoodi mängida ja veel rohkem võita. Kui magusana see võit just kõlab selles vaatevinklist, et 655 pealtvaatajat oli täna teie võitu tunnistamas? Ei, väga lahe mäng oli, et väga kõva emotsioon oli, et tuled sealt tunnelist välja, siis oli tõesti väga võimas tunne oli ja saime emotsiooni sellest veel rohkem juurde ja võitsime ära. Ehk siis kodukorraldusele hindeks 5? Jah. Okei, aitäh sulle, Karl, ja palju edu edaspidiseks. Velko poolelt ka Romet Salu kohe meie juurde jõudmas. Romet, täna 1-4 kaotus Viimsilt. Eelmise 3 mängu olid väga võitluslikud, 2 küll kaotasite, 1 võitsite selle hooaja alguses. Täna 1-4 kaotus, kuidas niimoodi? Ega raske on öelda, et mõlemad nagu võitlesid suht korralikult, et eks me võib-olla natukene alustasime alguse aeglaselt, aga ma arvan, et me saime, mida minut edasi, teda rohkem saime mängu sisse. Et jah, et natukene jälle õnnetu oli see, et jääd Essa poole 2-0 taha ja siis hakkad jälle mängu nii-öelda taga ajama. No, esimesel poolel jäite ründes väga hambutuks, teisel poolel kuidagi, ma ei tea, ärkasite üles, et kas te vajasitegi kuidagi, et vastane aitaks kaasa, et ärkaksite üles või oligi vaja seda, ma ei tea, riietusruumi kõnet peatreenerilt? Ei ütleks, et eks meil nagu viimased mängud näha, et on värava löömisega natuke raske olnud, et aga eks meil hakkab tulema küll mingi hetk, et lihtsalt praegu ongi selline väike selline madalseis meil, et küll me välja tuleme sellest. See madalseis on üsna sünge, et te olete juba 6 mängu järjest võiduta. Hooaja esimeses pooles mängisite väga põnevalt, lõite palju väravaid, väga kuidagi bravuurikalt esinesite, kuhu see võib-olla säde on teist kadunud? Ma arvan, ma jään seekord vastu võlgu, et eks hooaeg on ju pikk, mis ta on 36 mängu. Et võib-olla ongi meil praegu on raske seda nii-öelda taset hoida ja seda et nagu kui seda liigat võita, siis pead ju ikkagi kõik mängud panema täiega oma tempoga ja kõike. Et ma arvan, et eks me oleme natuke väsinud ka hooajast juba. Ehk siis teie vaatevinklist tuleb see koondise paus õigel ajal?
Aga selles suhtes trennid lähevad edasi, et eks ta on nii-öelda liigas saad natukene pead puhata, aga meil on nüüd karikamäng vist vahel. Et selleks tuleb natukene ka valmistada ja siis tuleb jällegi liigas nii-öelda, tahaks ikkagi võita ka see aasta veel. No täna 655 pealtvaatajad, kõva show mängu eel. Kui võib-olla nukker on see tõdemus, et ei suutnud enda publikule, enda fännidele seda oodatud tulemust pakkuda? Ei, kurb ikka, et alati tahad ju kodupubliku ees võita ju, et eriti kui sul on pea 655 või, et kui sul on 600 pluss inimest nagu pealt vaatama, siis nii-öelda emotsioonist ei tohiks ju puudu jääda, et ikka tahad võita. Et aga ma arvan, et show'd natukene oli ikka, et 5 väravat, korralik show oli ka vist enne, ise näinud, aga nagu ma ei tea, ma ei usu, et nii-öelda päris, kui on neutraalne pealtvaata, et ei saa nii-öelda päris nukraks jääda. Aga nüüd siis nagu mainisid, teete trenni edasi, siis karikamäng, siis jälle liigamäng, 5 mängu minna, siit ikkagi ju seda 3. kohta ma eeldan? Jah, et Viimsist on natukene liigagi palju eest ära läinud, et kindlasti tahame Elvat edastada, et nemad on praegu meil lähikonkurendid ja meil on veel üks omavaheline mäng ka tulemas. No seda põnevam see Lõuna-Eesti derbi varsti on? Kindlasti. Okei, aitäh, Romet ja palju edu!